Tere, minu nimi on Indrek ja ma tänases videos räägin teile siis, mismoodi mind ristiti, mis sellele eelnes ja mis on siis järgnenud peale seda protseduuri. Ristiti mind siis august 2016 ja meres, Tilgu sadamas, kui täpsemalt öelda, siis see oli minu valitud koht ja ristisid mind 2 kristlast. Sellepärast, et piibel ei ütle mitte kuskil seda, et ristima peab kirikus ja et ristima peab ilmtingimata kiriku õpetaja, vaid ristida võib ka kristlane sind. Ja võib seda teha vannis, võib seda teha meres, võib seda teha basseinis, kus iganes, kus on vesi, kuhu sa saad ennast kasta. Et piiblis on näha, kuidas Jordanis ristiti inimesi. Aga mina siis lasin meres ennast ristida ja ennem seda ristimist siis põhimõtteliselt ma pidin paluma andeks oma patud. Ehk siis ma pidin oma minevikust välja kaevama need asjad, mida ma olen nagu valesti teinud ja mis on minu südametunnistust nagu, ütleme niimoodi, et kiviks muutnud. Ehk siis ma pidin andeks andma nendele inimestele, kes on mulle võib-olla kunagi halba soovinud. Ja ma pidin tunnistama oma patud, ehk siis mille vastu ma olen nagu reaalselt nagu eksinud, et ma tean, et ma olen valesti teinud neid asju. Et need on need asjad, mida tegelikult ei tohiks teha, mida tegelikult ei tohiks me üldse oma ellu lasta. Ja kui me need patud tunnistame, siis Jumal on see, kes need patud meile andeks annab. Ja seda ma sain ka kogeda esimest korda siis, kui ma olin seal Oleviste kirikus ja kui ma olin 15 ja ma põlvil ja olin seal altari ees. Ja ma reaalselt tundsin, kuidas mu süda siit võeti mingisugune tükk välja või selline kivi, nagu see puhastus oli seal nagu täiesti reaalselt tuntav. Ja see toimub ka teiega, kui te oma patud tunnistate ja tulete Jumala ette. Mina seda tegin ja ma pidin panema maha ka oma tööalaselt kõik need tehnikad, kõik need valest vaimsusest, kõik need vales vaimsuses õpitud tervendamistehnikad, reikid, energeetilised massaažid, igasugused muud sellised teraapiad, millega ma olin seotud. Ja ma tegin seda. Sest ma tahtsin reaalselt kogeda, kas piibel on tõeraamat ja kas minu elus need asjad hakkavad täpselt samamoodi rakenduma. Aga seda oli väga raske teha, sellepärast, et sa tead, et sa pead loobuma mingitest asjadest selleks, et kogeda midagi. Ja ma tegin seda. Ma lasin ristida ennast vee alla. Ja pärast, kui ma sealt välja tulin, minu eest palvetati, täideti mind püha vaimuga. Minul otseseid siukesi manifesteeringuid mul ei olnud. Mul ei läinud süda pahaks, ma ei hakanud öökima. Küll aga ma tundsin, kui mind püha vaimuga täideti, küll aga ma tundsin kõhus sooja tunnet. Ehk siis mingi asi õhus läks mul soojaks. See oli täitsa vahva ja imeline tunne. Ja ma küsisin siis nende kristlaste käest, et kas ma nüüd võin minna tänavale või ükskõik kuhu. Ja kui ma näen siukest lonkavat või füüsiliselt nagu mingisuguse veaga inimest, et ma võin minna tema juurde ja palvetada tema eest ja siis ta peaks terveks saama. Mulle öeldi, et jah, hakka proovima seda. Natuke mind nagu austus tekkis sinna kõhklus, et see ei ole võimalik. See ei ole võimalik. See ei saa toimuda niimoodi. Aga ma hakkasin otsima neid kogemusi, ma hakkasin otsima neid inimesi ja ma leidsin need inimesed.
ma leidsin järjest siuksi inimesi, sest ma nägin reaalselt inimesi, kes lonkavad. Ja ma läksin juurde ja ma küsisin otse, et ma näen, et te lonkate, et juhtus teil midagi. Ma sain vastuse ja ma küsisin, kas ma võin oma käe peale panna. Ma sel hetkel ma veel ei julgenud öelda, et ma olen kristlane, sellepärast, et minu peas, minu pähe on sööbinud selle sama maailma mõjul, ehk siis selle maailma surve mõjul, et kristlased on mingid napakad. Et kristlased usuvad midagi, mingit jumalat, keda tegelikult näha ei ole. Ja ma julgen sel hetkel öelda, et ma olen kristlane, et ma tahan palvetada teie eest. Sest minu jaoks palvetamine tähendas ka kunagi sellist asja, et ma olengi kuidagi põlvedel maas ja lihtsalt anun kuskile taeva poole, et midagi juhtuks. Et ma julgen seda teha, ma mõtlesin, inimene ehmatab ära. Ja ma lihtsalt panin käe peale, ta lubas. Ja ma mõttes palvetasin. Ma mõttes käskisin sellel valul kaduda tema jalast, siis sel hetkel oli jalg Jeesuse nimel. Ja kui see inimene, see võttis aega kuskil 5-10 sekundit. Ja see inimene ütles mulle, et tead, see valu läks paremaks. See valu ei ole enam nii tugev ja ma saan paremini kõndida. Ma tegin ükskord veel seda, ma panin veel käe peale ja palvetasin ja käskisin. Mitte ei palunud, vaid käskisin sellel valul kaduda. Jeesuse nimel. Ja lõpptulemus oli see, et see valu oli läinud. See valu oli selle inimese jalast läinud. Ja ta ei longanud enam, vaid ta kõndis. Ta sai trepist üles kõndida niimoodi, et nagu tavainimene. Ja mina sel hetkel, see oli minu jaoks siukene esimene kogemus. Ja ütlen ausalt, ma täitsa nautisin seda, sellepärast, et see hakkas nagu juhtuma minu elus. Ja ma otsisin uusi selliseid väljakutseid. Ma leidsin inimesi, jälle, kellel oli õlg valus. Ma palvetasin õla eest. Ja täpselt samamoodi ma ei julgenud öelda, et ma olen kristlane veel. Sest ma alles otsisin ja niinimetatud nuusutasin seda maailma. Ja need valud kadusid. Päris tõsiselt need valud kadusid. Ja kuna siis ma tegelesin massaažiga, siis minu juurde tulid ka erinevad selliste probleemidega inimesed, kas põlvevaludega. Kui ma nad liftiga üles tõin, sest minu juurde tuleb ka trepp. Ja trepist nendel kõndida oli raske, siis ma tõin nad liftiga üles. Aga enne kui ma hakkasin neile massaaži tegema, ma ütlesin, ma panen käed peale. Ja vist sel ajal ma juba julgesin öelda, et ma lihtsalt palvetan teie eest. Ja ma palvetasin ja need põlvevalud kadusid ära hetkega. Ja kui inimene, kes ennem ei saanud trepist üles kõndida, siis hakkas nüüd trepist üles kõndima ja imestas, et mis juhtus, mis toimub. Ja võt siis ma julgesin juba edasi öelda, et ma palvetasin teie eest, et Jeesus tervendab ka täna. Et ei ole see, et 2000 aastat tagasi need asjad juhtusid. Vaid ma hakkasin kindlamini ütlema seda, sest ma hakkasin nägema oma elus reaalselt seda Jeesuse tervenemist, seda, millest piibel kirjutab. Ja minu jaoks hakkas see asi nagu põnevaks muutuma. Sellepärast, et see oli midagi uut. Ja need toimusid sekunditega. Need ei toimunud minutitega ega tundidega, vaid need toimusid sekundite vältel. Need valud kadusid sekundite vältel. Ja kui ma olin seda mõnda aega teinud, ütleme siis otsinud lihtsalt neid valusid, siis ma tundsin, et ma ikkagi veel natuke kõhklesin. Ma olin väga ikkagi natuke kae vahel. Ja ma ei osanud sel hetkel palvetada, sest see oli minu jaoks täielik väljakutse hakata paluma midagi, mida ma ei näe ja lõppkokkuvõttes mul ei ole paluda midagi, sest mul tundub, et mul on kõik asjad olemas. Aga ma tahtsin saada midagi suuremat enda jaoks. Ma tahtsin saada sellist tõestust,
mis kinnitaks reaalselt seda sama, et Jumal on olemas ja et Jeesus tervendab ka täna. Ja ma kuidagi ütlesin läbi oma suu, et ma tahaks kinnitusena saada siukest tervenemist, et inimene tõuseks üles ratastoolist. Et see oleks minu jaoks nagu sõnas mõttes, et see oleks nagu tempel sellele, et ma ütlen, jah, Jumal, sa oled olemas. Kui sa minu ellu seda tood, siis mina olen müüdud. Ja sel hetkel see oli lihtsalt nagu selline väljaütlemine ja soov Jumala poole. Ja ma unustasin ära selle. Ma tegin oma igapäeva asju edasi, massaaži tööd. Ja läks mööda, ma arvan, kuskil 2 kuud või. Kuni ma sattusin ühele seminarile Riiga, kus siis tuli reaalselt kohale seda seminari läbi viima seesama Torben, kellest ma rääkisin eelmises videos. See kiilakas meesterahvas, kelle videot ma nägin. Ja ma tahtsin reaalselt näha, mis toimub seal Riigas, mis toimub nagu reaalselt minu silmade all. Et see ei ole video, vaid see on reaalselt minu silmade all toimub. Ma tahtsin näha neid ristimisi, ma tahtsin näha neid üleloomulikke tervenemisi ja ma sõitsin Riiga 3-päevasele seminarile lihtsalt ja võt seal Riias toimus siis siukene lugu, et esimesel päeval, reedel ma nägin seal ühte tütarlast, keda isa siis transportis enda ees, sest tüdruk ei saanud kõndida. Ja minu tunne siin sees ütles, mine, räägi. Mine, võta selle tüdrukuga ühendust, räägi lihtsalt. Küsi, mis on ja vaata, kas sa saad palvetada. See oli raske, sellepärast, et kuidas ma lähen võõra inimese juurde ja küsin, kas ma saan palvetada sellest. Sest ma ei osanudki palvetada, ma ei osanud midagi küsida seal, kui ma olin täiesti selline, kuidas ma ütlen, öeldakse siis beebikristlane, ma olin täitsa nagu alles käpuli kõndisin, ütleme niimoodi, kui võtta nagu lapse seisuses. Ja polnud see tunne oli nii tugev, et ma lihtsalt läksin ja võtsin ühendust. Ja ma mäletan, me palvetsime täiesti. Me panime ta istuma. Saal oli põhimõtteliselt inimestest tühis, oli mingi vaheaja hetk, kus oli mitu tundi vaheaega. Sest osad inimesed läksid tänavale reaalselt nagu palvetama inimeste eest. Ja me olime seal saalis ja ma küsisin siis selle isa käest, et mis su tütrel juhtus. Ta ütles, et tütar on laste halvatusega sündinud, et ta ei ole ükski päev ise kõndinud iseseisvalt. Et kas siis ratastoolis karkudega või siis tõesti tema najal, kus tema toetab ja tüdrukul ei ole tasakaalu. Tal lihtsalt ei ole tasakaalu ja lihased on nõrgad ja jalad on nõrgad. Ja siis ma palusin, ütlesin, et tead, kas ma võin palvetada su eest, selle tüdruku eest. Ja ma palvetsin. Ma ei osanud midagi öelda, aga mul tuli pähe nagu, et ma võiksin palvetada, et lihased muutuks tugevamaks, et närvisüsteem taastuks ja et tasakaal tuleks. Need olid 3 asja, mis mu pähe tulid sel hetkel. Ja ma tõmbasin üle jalgade, ühe jala pealt, teise jala pealt ja palusin seda palvet lihtsalt nende samade 3 asja eest. Ja me tõstsime see tüdruku püsti koos isaga ja võtsime niimoodi, ütlesin isale, et võtta käed ära tema küljest, et vaatame, mis siis saab, et hoiame käed ligidal lihtsalt, et kui ta kukub, siis ta kukub käte vahele meile. Ja me võtsime käed ära, tüdrukul tasakaalu ei olnud ja ta kukkus isa käte vahele. Panime ta uuesti istuma ja kordasin seda palvet. Täpselt sama, et lihased muutuks tugevamaks, et närvisüsteem taastuks ja et tasakaal tuleks. Ühe jala eest ja teise jala eest. Tõstsime ta uuesti püsti. Võtsime käed külje pealt ära ja see tüdruk jäi püsti, seisma. Ta ei kukkunud enam kuskile poole. Ja siis tuli siukene tunne, et ma pean ütlema talle, et tee üks samm.
see tüdruk tegi sammu. See võttis muidugi aega, see, et käsklus peast jalga tuleks. Ja ta tegi sellise sammu, aga tasakaal kadus ära ja kukkus isa käte vahele tagasi. Panime ta uuesti istuma, 3. kord tegime täpselt sama asja ja nende samade asjade eest palvetasin. Tõstsime ta uuesti püsti. Tüdruk jäi püsti. Ütlesime ta samm. Tüdruk tegi sammu. Ta jäi püsti. Ja see oli minu jaoks juba suur edasiminek. Ja ma ütlesin, tee teine samm veel. Tüdruk tegi teise sammu veel. Ja ta ei kukkunud pikali kuskile poole ei taarunud, vaid ta tegi sammu, ta jäi püsti. Ja siis ta tegi teise jalaga uuesti sammu. Siis ta lõi korraks kõikuma, aga me ei pannud teda enam istuma, vaid me hoidsime teda püsti. Ja ma olin tema ees kükakil ja tõmbasin ja palvetasin ta ja ütlesin, et iga sammuga, mis sa teed, sinu lihased muutuvad tugevamaks, sinu tasakaal tuleb. Ja see tüdruk hakkas tegema neid samme niimoodi, et me ei hoidnud käsi tema küljes nagu reaalselt, vaid me hoidsime lihtsalt kõrval. Ta tegi sammud. Vahepeal jah, lõi kõikuma, seepärast see asi oli tema jaoks oli uus. Nii et me saime, lõppkokkuvõttes me saime niimoodi, et esimese päeva põhimõtteliselt see pausi aeg, kui me olime seal, tüdruk iseseisvalt, väikeste puhkepausidega kõndis ühe saali otsa, ehk ühe kooli aula pikkuse saali otsa, kõndis iseseisvalt, mida ta ei ole mitte kunagi teinud. Et emotsionaalselt oli see väga sükene võimas. Ja ma sain kinnitust sellele, et Jumal oli selle tervenemise taga, et Jumal oli reaalselt selle taga, et see tüdruk hakkas kõndima. See oli üks suur tunnustäht, mille Jeesus tegi. Oli tunnustäht minule, oli tunnustäht selle tüdruku isale ja põhimõtteliselt kogu tema nendele inimestele, kes tegelikult nägid, millises seisus see tüdruk sinna tuli. Et see oli üks suur ja võimas tunnustäht, mida Jeesus tegi sellel hetkel seal. Ja neid sihukesi imetegusid, imelisi tervenemisi, neid on olnud veel. Ja pluss veel, ma räägin, inimeste poolt ise välja räägitud tunnistusi, kuidas Jumal on neid tervendanud läbi palve. Et minu jaoks oli see jah, selles mõttes oli see täielik kinnitus Jumal olemasolust, et ta palvetele vastab. Ja mina ütlesin, Jumal, ma hakkan kuulutama seda ja ma hakkan rääkima sinu sõna. Ja ma ei karda seda. Ja ma ei karda täna öelda seda, et ma olen kristlane. Ja ma ei karda ka öelda seda, et parandage meelt, pöörduge Jumala poole, muutke oma elud, hakake ise uurima, hakake ise, võtke endale see vastutus. Et te ise hakkate piiblit uurima ja lugema, sellepärast, et teie vastutate oma elude eest, mitte keegi muu. Ärge kuulake sõprasid, ärge kuulake sõbrannasid, ärge kuulake seda meediat, mis seal on ja ärge vaadake mingeid esoteerilisi kanaleid ega saateid, sest need on eksitavad. Need on eksitavad. Nad seovad teid enda külge ja viivad ühel hetkel mäest alla. Nad küll aitavad, jah, aga teatud määral. Aga selle taga on vale vaimsus. Kui te hakkate seda uurima, siis te saate aru sellest. Ja ma tahan teile südamesse panna selle, et just, et sina võtad selle vastutuse oma elu eest, mitte keegi muu. Sa ei pea uskuma mind, mida mina siin täna sulle räägin. Võta, tee need esimesed sammud ise. Algus võib-olla sa kukud, sul ei tule välja, aga tõuse uuesti püsti, hakka uuesti tegema neid samme. Ära loobu. Kui sa ei saa alguses aru millestki, siis uuri veel, sest hingevaenlane on see, kes lihtsalt ta tõmbab sulle mütsi pähe.
ta tõmbab sulle mütsi niimoodi pähe, et sa ei saagi aru, et ta panebki sind loobuma. Aga sina tõuse püsti ja kõnni edasi. Siis ma garanteerin sulle, et sinu elu muutub. Ma garanteerin sulle, et sinu elu muutub. Kui sa võtad Jeesus oma südamesse vastu, siis tema hakkab muutma sind. Tema toob kõik sinu katkised hingeosad tagasi sulle, mis sa oled kuskile laiali pillutanud oma elu jooksul. Tema parandab sinu südame. Tema lapib need haavad. Mitte ükski vaimsus, mitte ükski tervendav teraapia teda ei tee. Lihtsalt võta see vastutus. Sest Jeesus suri sinu eest ristil. Sinu haiguste eest, sinu needuste eest ja sinu pattude eest. Tema valas verd, et sina saaksid läbi temas päästetud. See on see ohver, mida tema tegi. Ja see ei ole naljaasi, see ei ole mingisugune huumor siin. Piibel ei ole muinasjutu raamat. Piibel on elav raamat. Ja ta hakkab elama, kui sa hakkad seda lugema. Ja sa hakkad elama seda välja endast, siis sa näed, mismoodi see avab. Mismoodi see lihtsalt hakkab elama sinu sees. Ja sa hakkad seda välja elama, inimesed näevad seda. Ja sa nakatad sellega teisi. Et ma julgustan päris tõsiselt. Me kunagi ei tea, millal me see maine stopper kinni pannakse. Ja siis me peame aru andma oma elu eest siin, mis me siin maal tegime. Ja siis sa vaatad oma elu tagant järgi ja mõtled, mismoodi ma raiskasin seda. Miks ma ei kuulnud, miks ma ei lugenud seda piiblit? Miks ma ei teinud päästepalvet? Aga siis võib olla hilja. Täna on see päev, kus sa saad oma elu muuta. Praegune hetk, kui sa vaatad seda videot ja midagi sinus murdub, midagi sinu südames lihtsalt avaneb. Hakka uurima, hakka vaatama. Ma panen selle video alla ma panen veel linke, et te saate edasi uurida. Ja täiendada ennast. Et need sõnumid, et see sama Jumala püha sõna, et ta tuleks teie sisse elama. Sest see on võti. Nii nagu piiblis on ka kirjas, et Jeesus koputab. Aga ta ei tule ise sisse. Ta koputab, aga ta ei tule sisse. Meie peame avama selle ukse temale. Ja siis ta tuleb sinu ellu ja hakkab seal muudatusi tegema. Nii oli ka minu elus. Ja ma olen väga tänulik talle. Ma olen väga tänulik selle eest, et ta tõi mind elusalt välja sealt avariist. Sel hetkel ma olin patune. Sel hetkel ma ütlen päriselt, mul on väga hea meel ja ma tänan Jumalat kogu südamest. Et ma sel hetkel selle avarii tagajärjel ei saanud surma. Sest siis oleks olnud asjad väga karmid. Mul ei oleks ühtegi õigustust olnud enda jaoks. Miks ma neid asju tegin siin maa peal. Aga täna ma olen meelt parandanud, ma olen oma patud andeks palunud. Ja ma tean, mis on õige ja mis on vale. Ja Jumal juhib mind sellel õigel teel. Et ma julgustan teid päris tõsiselt. Avage oma süda. Ja laske Jeesus sisse oma ellu. Las ta hakkab seal korrektuure tegema. Las ta toob esile läbi oma püha vaimu teel mingid mineviku sellised eksimused. Andeks andmatus. Need on kõige suuremad asjad, mis tegelikult meid kinni hoiavad. Meie tervenemises ja edasi liikumises. Et selline oli selline väike video ja ma julgustan vaatama ka teisi videosid, mis ma teen. Et olge õnnistatud ja mina olen Indrek ja näeme.